Mulle hästi meeldib nii-öelda mõelda paberi peal. Ehk ma võtan pliiatsi, võtan paberitükki ja siis kirjutan, mis see kontsept võiks olla, millest see lugu võiks olla. Ja samas pean ütlema, et minu kliendid, minu ostjad, nad räägivad mulle ka, mida nad tahavad näha või vastupidi, siis kui keegi midagi ostnud on, et nad räägivad, miks nad ostsid ja see annab juba järgmise maali idee mulle ka, et näiteks üks meesterahvas ostis minu käest mitu maali, mis on rebastega ja siis selgus välja, et tema nimi on Fox, Mr. Fox. Ma ütlesin, ma ei võinud välja mõelda paremat kohta nende jaoks kui teie juures. Siis näiteks üks mu sõber tahtis endale, ta elab tavalises Lasnamäe korteris nüüd ja tahtis endale akna Itaaliasse. Ja tal oli väga suur raam siuke ja ma maalisin talle Toskaanat. Et tal on täitsa köögis olemas, et nüüd ta nagu teeb hommikusööki ja tal on aken Itaaliasse täitsa olemas. Et kliendid ja mu tellijad, mu sõbrad, nad hästi tihti ütlevadki mulle neid ideed, kus mida maalida ja mis see võiks olla. Et see on, ma olen väga tänulik selle eest. Võib-olla soovituse noortele kunstnikutele raames ma võiks öelda, et tuleb areneda ennast, et ma loen palju ka. Mulle hästi meeldib Instagramis lugeda story'd, et hästi paljud inimesed kirjutavadki midagi. Ja tihti ma märkan, et ma ei osanud nii hästi ennast väljendada, siis ma loen natuke rohkem, et võtan nende ideid. Aga samas koolis õppisin nagu kõik teised vist hästi ka. Ja see lugemine oli minu jaoks alati lapsepõlvest alates siuke suur teema ja võib-olla sellest tulevadki need lood. Tihti ka nad ise leiavad mind üles, et see mõte lihtsalt tekib kusagilt peas ja ma olen tänulik nendele ka, et nad valivad mind seal universumist välja, et see on väga tore. Ja nagu ma ütlesin, et mulle meeldib suhelda mu sõpradega, tuttavatega ja paljud nendest on reisijad ka, et nad räägivad igasugused lood, kus nad olid, mida nad nägid seal. Sellest tekivad ka ideed, mida kirjutada. Ja muidugi ma fännan teisi inimesi ja mulle Eesti kunstnikutest kindlasti võib öelda ka minu tööde järgi juba Nävi Trolla on One Love, et ma armastan ta sügavalt, ta loomingut sügavalt, et ta inspireerib mind palju. Siis Tauno Kangro, kellest ma juba rääkisin, see Aleksandr Vaškevitši tööd, temal on nüüd fototeater, et ta ka mind inspireerib väga. Kindlasti Eduard Zenčik ja siis välismaalt, Venemaalt on paar kunstnikku, keda ma kindlasti alati jälgin. Üks on Anna Tarasenko. Ta on siuke suur impressionist ja ta maalib just õliga ja ma loodan temalt just õppida, kuidas ta teha paremini. Siis USA-s on üks akvarellist ja ta on ka illustraator nimega Terry Ranjan. Et tema just kasutabki seda Procreate'i ja temaga rääkisin sellest, ma küsisin, mis programm on see ja sellest algas see tee digitaalse kunsti juurde. Et teda ma jälgin ka, et ta mulle hästi meeldib ja inspireerib. Kindlasti Konrad Mägi, et Mikkele muuseum on üks minu lemmikumatest ja siis ma unustasin, ma pean vaatama. Inglismaalt pärit Mark Todd, mulle meeldib ka, et tal on hästi värvilised tööd ka. Tegelikult neid on palju ja ma küll terve nimekirja ei räägi, aga ja neid kunstnikke, kes mind inspireerivad, keda ma jälgin, neid on hästi palju ja tänu sellele, et Instagramis nüüd kõikidega ühineda
ühe sekundiga ja näha kõik, mis toimub maailma teisel pool. Et see on täitsa võimalik ja see on tore. Võib-olla räägin ka sellest kohe, et mul on väga hea meel, et nüüd on internet eksisteerimas ja see ühendab kunstnikke ja ostjaid ka ja ka samamoodi ühe sekundiga põhimõtteliselt, et minu meelest kunstnikute elu on palju lihtsamaks saanud nüüd. Et küll ka väga armastatud Van Goghi looming on mul ka ja kahjuks Van Goghil endal oli päris raske elu. Et nüüd seda ei ole, et see kunstnik peab olema näljane, see enam ei eksisteeri ja see on väga tore. Nii, näituste pindade kohta võiks öelda kindlasti, et tasub proovida ja mul on ka mõned maalid ja mõned on ka ostetud kohvikutest, et võib sinna pakkuda. Siis Instagramist ma näiteks märkasin ühe kohta, mis asub Lasnamäel hoopis ja neil oli see sihuke art wall, sihuke kunstisein olemas ja nad kutsusid noori kunstnikke, et kuulge, kui teil on midagi pakkuda, et siis saatke minna, me vaatame ja te võite neid tööd sinna panna selle seina peale, et inimesed näeksid. Selline võimalus on täitsa olemas ja olen küll tänulik Stabli 3 galeriisse, et see on väga tore koht, et mulle hästi meeldib ja sobib ja meeldivad värvid ja siin on toredaid ja inspireerivaid tööd ka. Et selles mõttes ma olen väga tänulik mu sõbrannale Olgale, kes ma loodan tuleb varsti ka, et näha mu näitust lõpuks ometi, et jalutasime lihtsalt temaga koos ja tema ütleski, sa võiksid siin müüa ka. Sealt tuligi see idee ja ma küsisin ja lubasin talle, et okei, ma lähen küsin, kuidas. Tasub kindlasti proovida ja küsida ja võib-olla ka osaleda konkursitel, et seda ma küll olen teinud. Käisin Londonis siis, kui ma juba kolisin tagasi Eestisse. Londonis on iga-aastaselt käimas üks sihuke Parallax Art Fair ehk sa võid nendele saata omad pildid ja nad siis valivad või vali sind välja, see ka juhtub, aga peab proovima kindlasti, et näiteks mind valiti välja üks aasta ja ma täitsa käisin seal näitamas. Küll oli sihuke hea kogemus, ma närvis veits olin, et hästi palju rahvas käis, aga olen küll uhke, et mul oli näitus Londonis. Küll see ei juhtuks, kui ma ei prooviks, et tasub proovida kindlasti. Oma külastajale ma sooviks anda huumorit kindlasti, hea meelt, et huumor on väga oluline teema minu kunstis, et hästi tihti räägitakse sellest, et ma ei saa kunstist aru. Sa ei peagi. Kunst on väga lihtne arusaamisele, et peaküsimus on see, et kas see, mida sa näed, sulle meeldib või ei meeldi. See ongi see ainuke küsimus ja ma loodan, et minu maalid meeldivad rahvale ja siis ma kutsungi kõiki tulla ja itsida, nagu ma ütlesin, et tulge naarge, et see hea meel annab tervisele juurde ja siis ma arvan, et see ongi minu peamõte, et inimesel, kes minu tööd näeb, et tal oleks hea meel ja ta võtaks neid huumoriga ka. Et see kunst ei pea olema nii tõsine.